Ja aitäh kaaselamast. Võite ka vahepeal ennast vaadata korraks tegema, sest et nüüd on meil üks tants veel ja siis me teeme ühistantsu. Ja see meie kolmas tants ei ole Aafrikast, aga ta on väga sümboolne tänase päeva ja selle ürituse jaoks. Sest see lugu on Jemma Ja ja selle autor on meie suurepärane treener Johanna Kümmel ja see laul on tants tähendab, on pühendatud veejumalale. Ja nii et Jemma Ja. Suurepärane, selle loo kohta rääkisin ilmselt pika loo ka, mis lugu see selline on. Ma näen, et kõigil on tüdrukutel meeste keeles rääkides tanged märjad, aga väga kena. Nüüd on tulemas veel üks ja igal tantsul on kindlasti mingi oma lugu ka taga. Nüüd järgmine lugu, mis tulemas on, kus see nagu pärit on ja miks ta just selline tants on ja kuidas üldse niisugune Aafrika rütm siia meile Pärnusse jõudis. Me oleme ikkagi niisugused inimesed, kes ei räägi suurt midagi ju. Nagu midagi väga hästi, see on normaalne. Ja, järgmine lugu on päris Aafrikas. See tehtud mugandatud sellega, et kõik saaksid kohe kaasa tulla, kaasa tantsida. Aga muidu on jah Aafrikas ikkagi iga tants, iga lugu on oma kindla eesmärgiga. Ja meile lihtsalt sattus, eks ole, et aga vesi sügab vee Eestis, eks ole, et lihtsalt grupp inimesi leidis, et meile kõigile meeldivad sellised rütmid ja nii me kogunesime ja nii me teeme seda. Seega ma sain aru, praegu on järgmine mingi nii lihtne asi, et iga võhik oskab ka, et mida siis tegema peab, kas ka käsi liigutama või jalgu või puusasi või et teeme mingid asjad ära. Tulge, kes julgeb, tõuske püsti, isegi mina tulen siia ette, proovin ka, aga ma küsin ikkagi ära, kas mõni tants on ikkagi niisugune flirtimise tants ka või?
Jankari oligi siis flirtimistants, kus siis naised ja poisid ja tüdrukud siis flirdivad üksteisele. See Jankari oli ja kui makruks ja hästi kiireks, siis on juba paarid valitud. Selge. Nüüd on see, mis on see kiire värk juba või? Põhimõtteliselt jah, et nüüd on paarid valitud, aga kes jäi ilma, siis saab ikkagi tulla ja ei ole hullu, saab ilma kaaslikult tantsida. Kas te olete nõus või on seda võimalik teha niimoodi, et te näitate mõne liigutuse ette, et muidu teie lähete selle rütmiga ja me ei saa üldse hakkamagi. Et need, kes nüüd tahavad ka proovida, teeme mingi 1 või 2 liigutust ära, et siis me ka teame. Alustame rütmist. Ja see on siis kõik niimoodi. Läheb lugu peale, lugu on kuubad ja liigutused ja tüdrukud näitavad ette ka, millal see plaksutamine käib. Igal juhul meil tuli juba päris hästi grupi plaksutamine välja. Läheme sellega kaasa ja see juba tõmbab ise natuke seda rütmi ka meile peale. Aga keegi võiks meile noodi kätte anda, millal see plaksutamine peab happenima. Ja me läheme kohe järgmise loo peale. Kõik koos, paneme käima need poosad. Me saame hakkama, meie siin Eestis teeme seda kuumavärki isegi paremini. Ja kes suudab plaksutamise vahel ka naeratada, see on veel ekstra boonus, see on juba järgmine liigutus. Suud kõrvuni ja plaksutame.
Ka